otsuse vastu võtnud. Meie päevakorra kolmas punkt on Riia tänav 20, Riia tänav 22 ja Eratänav 3 kruntide detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine. Ja ettekandeks on taas kõnetoolis abilinnapea Jarno Laur. Palun. Hea volikogu. Tegu on siis planeeringu ettepanekuga, mis hõlmab nii-öelda lihtsuse mõttes, ütleme, vana taksopargi ala. Ja selle algatamise eesmärk on ala kruntideks jaotamine ja ehitusõiguse määramine siis elu- ja ärihoonetele. Sellel alal kehtib 2008. aasta lõpus kehtestatud detailplaneering, mille aluseks on arhitektuurikonkursil võitnud töökuppel, mille on teinud siis Salto arhitektid. Ja iseenesest arendaja soovib selle arhitektuurivõistluse tulemi juurde ka jääda nii-öelda laias laastus, aga võrreldes siis kehtiva detailplaneeringuga soovitakse muuta krundi jaotust, sest kehtivas detailplaneeringus on ette nähtud, et see krunt või et see ala on kõik üks krunt, on ette nähtud ühine maa-alune parkimine, mis teeb ka võimatuks selle nii-öelda maakorraldusliku eraldamise, siis nende kruntide eraldamise. Nii et see on üks selge fookus, mis sellel planeeringul algatamisel on olnud. Nüüd teine asi on kruntide kasutamise sihtotstarvete osakaal. Algatajad või arendajad siis soovivad suurendada elamumaa ja vähendada ärimaa funktsiooni osakaalu. Soovivad muuta hoonete arvu 6 asemel 7. Muudes osades, näiteks korruselisuse osas, jääda kehtiva planeeringu mahu juurde. Nüüd lähtuvalt sellest tuleb siis kõigepealt hinnata, et mis on selle planeeringu nii-öelda kooskõla üldplaneeringuga ja kuna sellel alal on juhtfunktsioonideks määratud segahoonestusala ja väikeelamute maa, aga väikeelamute maa ainult osas, mis puudutab eratänavat, ehk siis väga väikses mahus seda planeeringuala, siis leiame, et see planeerimise algatamise ettepanek on üldplaneeringuga kooskõlas. Nüüd arvestades seda, et selle planeeringu lahenduses soovitakse jääda siiski juba nii-öelda läbi töötatud arhitektuurivõistlusel tekkinud tulemi juurde, mis on ka täna nii-öelda planeeringusse raiutud, siis on Muinsuskaitseamet otsustanud, et täiendavaid muinsuskaitse eritingimusi sellele alale koostada vaja ei ole, kuna mahud võrreldes kehtiva planeeringuga ei suurene ja oluliselt ei muutu ka nende mahtude asetus. Nüüd arvestades, et me tegeleme tervikliku elamupiirkonna planeeringu algatamisega, peame me kaaluma ka keskkonnamõju hindamise vajalikkust ja arusaadavalt tuleb öelda, et võrreldes täpselt nii nagu ka muinsuskaitse puhul, et lähtudes sellest, et oluliselt mahud ei kasva ja funktsioonid ei muutu, siis ei ole põhjust ka arvata, et see mõju keskkonnale oleks selline, mis nõuaks keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamist. Selle tõttu on ka linnavalitsuse ettepanek jätta strateegiline hindamine algatamata, kuna siis see planeeritav tegevus eeldatavalt ei too kaasa olulist keskkonnamõju. Nüüd iseenesest planeeritakse sellele alale püramiidjaid hooneid, mis põhiliselt siis koosnevad korteritest. Circa 260 korterit on planeeritud sellele alale. See parkimine on ette nähtud lahendada maa aluselt hoonete mahus, nii et iga hoone juurde tekiksid krundid ja me oleme ka siis ehitusõiguse juures siis näinud ette siis ikkagi
mitte ehitusõigusega parkimise juures muidu lähtumist Eesti standardist, nii nagu ikka, küll aga korterelamute puhul siis lähtume komisjonis kokku lepitud loost, et üks korter, üks parkimiskoht vähemalt. Nii. Praegu hetkel sissejuhatuseks hea meelega rohkem ei räägiks, kui on küsimusi, meelsasti vastan. Palun, kas on küsimusi? Kas on neid küsimusi, mille... Jah, kolleeg Jüri Kõre, palun. Aitäh, lugupeetud ettekandja. Lähemalt selle planeerimisprotsessiga kokku puutumata jääb selle muudatuse mõte nagu üksjagu arusaamatuks, et üks maja tuleb juurde, aga korterite arv ei muutu, parkimiskohtade arv ei muutu, nii edasi, eks ole. Et mis on selle uue detailplaneeringu mõte on? Kas ma saan õigesti aru, mõte on see, et hakata neid kinnistuid ükshaaval müüma ja et seal on 20 aastat siukene pool valmis elamu nagu piirkond? Selle üks olulisi mõtteid, ja ma üritasin seda ka üpriski alguses kohe öelda, et üks keskseid mõtteid on tõepoolest ala kruntimine. Ja selle nii-öelda lähtekoht on see, et tõepoolest nii on võimalik teda järk-järgult hoonestada tänase planeeringu juures, mis nõuab kõigepealt kogu krundi ulatuses parkimisrajatise tegemist, ei ole see lihtsalt majanduslikult võimalik ja sellest on tingitud see algatamine. Tohib teine küsimus. Teine küsimus puudutab otsapidi järgmist päevakorrapunkti, nimelt meie üldplaneeringuid ja neid põhimõtteid, mida me kavatseme nagu uues üldplaneeringus järgima hakata, nimelt, et me teatud piirkondades siis pakuksime praegusest üldplaneeringust rohkem nagu äri ja selliseid võimalusi elamu ehituse arvel. Praegult me teeme just vastupidise muudatuse. Seal tekstis on kirjas, et ärimaa osatähtsus väheneb ja elamumaa osatähtsus suureneb, eks ole. No, minu arust see ei ole väga loogiline, kuna tegemist on suhteliselt kesklinna piirkonnaga ja mis põhimõtteid me siis ikkagi tahame järgida? Aitäh. Me järgime tegelikult neid põhimõtteid, mis me oleme üldplaneeringu ülevaatamise käigus välja öelnud ja mis on ka üldplaneeringu algatamise juures väljendatud. Kesklinna piirkonnas on oluline nii-öelda elamu funktsiooni juurde tekkimine ja seda see planeering kindlasti täidab. Nüüd on oluline märkida seda, et Riia tänava frondis ja osaliselt ka Filosoofi tänava frondis on ette nähtud äripinnad ehk tekib nii-öelda atraktiivne selline ärikeskkond ka tänava fronti. Ja see on olnud see, mida me oleme tegelikult taodelnud nüüd seda nii-öelda linnakeskkonda kujundades. Nii et see ei muutu. See, kas nüüd ütleme büroopinnad seal mingitel korrustel vähenevad ja korterite pinnad suurenevad, on minu meelest pigem selline nii-öelda äriloogikast tulenev asi, millele me ei peaks vastu seisma, sest kesklinnas elamud on igal juhul eelisarendatav. Aitäh, palun, kas on veel küsimusi? Aitäh, rohkem küsimusi ei ole. Ja kaasettekande sõnajärg taas Arengu- ja planeerimiskomisjoni esimehe Verni Loodma käes. Palun. Aitäh. Ja hea volikogu komisjon arutas ka seda kõneks olevat planeeringut oma viimasel koosolekul ja komisjoni liikmed said kõik väga kiiresti ja selgelt aru selle planeeringu mõttest ja olid üksmeelsed, et selle võiks täna siin volikogus algatada. Aitäh. Aitäh. Palun, kas kaasettekandjal on küsimusi? Ei ole. Aitäh, kolleeg Loodma. Ja kas on repliigisoove? Ei. Lõppsõnavajadust ei ole. Panen otsuse hääletusele. Kes on otsuse vastuvõtmise poolt, palun hääletada. Poolt 37. Palun hääletada, kes on vastu. Vastuhääl ei ole, oleme otsuse üksmeelselt vastu võtnud.